Aga meil on siis siin Hanna-Liisa Mõttus, kes on ka 3+1 arhitektidest. Ma saan aru, et olid osaline sellest MUBA ehitamises, kust oli hirmus palju igasuguseid ekraane ja juhtmeda ja kõik arvestada sellega, et milline selle töö eripära või keeruline või lihtne see oli või millele seal pidi mõtlema? Ma arvan, et mis meil võib-olla läks hästi, oli see, et arhitekt ei saa tegelikult ise seda kõike teada. Ja tegelikult väga sageli ka see lõppkasutaja või see tellija täpselt ei tea, mis tal vaja on selle jaoks, et ta saaks teha selle asju, mis ta tahab teha. Ja seetõttu me siis rääkisime läbi kasutajaga, et mida ta tahab nendes saalides ja nendes klassides teha ja siis palkasime vastava eriala spetsialistid, et meil oli oma videotehnika inimene, meil oli oma saali helitehnika inimene, stuudiotehnika inimene ja lisaks veel valgusetehnika inimene, kellega me siis analüüsisime läbi, et mida meil on vaja, et nad saaksid teha nende saalides seda, mida nad tahavad teha. Ja kokkuvõttes oluline oli, et me tegime seda piisavalt vara, sest et sa saaksid kõik need ekraanid ja kõik need kõlarid riputada, sest tegelikult selleks peab olema seina sisse ja põranda sisse igale poole ehitatud kaabelduseks. Ja seda tuleb ikkagi juba arvestada siis eelprojektis ja põhiprojektis, et kõik need vajalikud kaablid ja asjad sinna sisse saaksid. Nii et ei tohi unustada kõiki neid projektoreid ekraane ära ja need pärast lõpus lihtsalt tehnikahankesse panna, sest muidu need lihtsalt ei tööta, sest sa pead seda kõike tegema piisavalt vara, et kogu see vajalik kaabeldus siis projekti jõuaks. Ma ei oska, ma pole nii oota, ma lasen sulle kohe kommenteerida, aga Kaspar tõesti, et millega arhitektid võiksid või peaksid arvestama, mis on sinu soovitused, millele mõelda siis selleks, et kõik vajalikud kaablid ja ekraanid töötaksid õiges kohas, õige valguse nurga all ja nii edasi. Sa tead ilmselt oma seda spetsiifikat kõvasti rohkem kui mina. Ma võtan siis ennem selle kokku, et ma kogu selle eelneva jutuga olen täiesti nõus. Et kui seda tehakse kas või, ma ei tea, 3. etapis, kui eskiis on juba tehtud, siis võib-olla veel saab midagi päästa. Aga kui audiot ja videot üldse hakatakse projekti lisama viimase kihina, siis hakatakse tegema kompromisse. Ja kompromissid on alati kellegi arvelt. Ja üldjuhul on need kõikide arvelt. On rahakoti arvelt, on projekti arvelt, on selle lõpptulemuse arvelt ja ka lõppkasutaja kogemuse arvelt, sellepärast et asjad on piiratud. Ja kui seda tehakse esimeses faasis ja sellega arvestatakse, siis see ongi ainukene viis seda päästa. Seal ei ole mitte ühtegi muud võimalust. Ja kaabelduse koha pealt ma ütlen nii palju, et meie soovitus on kõigile, et vaadake natukene tulevikku ja hakake vältima erikaabeldust. Et selles suhtes, et üldise nõrkvoolu kaabeldusega saab sisuliselt täna kõik ära teha. Et kui ei ole muidugi spetsiifilised asjad, et räägime siin, ma ei teagi, televisioonist, siis on seal mingid omad nüansid, aga kui me räägime koolidest, kui me räägime koosolekuruumidest, kui me räägime videokonverentsist, helist, ka stuudiotest, siis tegelikult seal on juba nagu päris paljud asjad tehtavad täiesti standardse kaabeldusega. Ma saan aru, et meie maailm üritab üldse juhtme vabaduse poole liikuda, et kõik asjad kuskil Wi-Fi's või ma ei tea, kus ära teha. Kas sul on veel mõni selline näide, kes on jube hästi lasknud projekteerida või planeerida, kus on kõik, see koostöö on väga hea olnud, et kõik on ette teada, kuhu ja mis juhe panna? Ma ei tea, kas täpselt sellist projekti mul endal on olnud. Aga võib-olla lihtsalt veel see, et alati ei pea ka võib-olla kõike ära ostma. Et alati on lihtsalt oluline mõelda ka, et võib-olla ikkagi tuua mingeid kompromisse, midagi jätta reservi. Et me nägime ka ette, et kui mõnda asja võib-olla ei kasutada piisavalt tihti, aga ikkagi nagu tahetakse mingi trikki vahel teha, siis see tuleb ka ikkagi läbi mõelda ja selle jaoks ka siis vastav võimalus juba projekti sisse kirjutada. Aga jällegi, et kui sa teed seda ja lisaks veel me jätsime nagu reserv, kui ka mainiti sinna televisiooni, siis tõesti on mingid
juhud, kui meil tegelikult kogu tehnika ja kõik vahetub ka päris palju ja nõuded vahetuvad päris palju, siis näiteks televisioonikaabeldust ei olegi mõtet sisse ehitada, sest see hetk, kui me hakkasime MUBA projekteerima, olid ERR-il ühed bussid ja selleks hetkeks, kui MUBA valmis, olid juba need tegelikult teistsugused. Ja näiteks MUBA valmis hetkel ei oleks enam ülekandejaama buss suutnud ühendada selle majaga. Et seetõttu, kui rääkidagi, siis alguses oli koolil suur soov, et kõik asjad juba sisse ära ehitada, aga teatavatel juhtudel tehes koostööd spetsialistidega selgus, et tegelikult see siuke lollikindlam lihtsalt kanalid tehte nägemine ja selle võimaluse loomine oli mõistlikum kui kõige juba sisse ära ehitamine. Kaspar, kas kommenteerid? Ei, ma vist kommenteerin, no ma võin kommenteerida selle koha pealt. Jah, et juhtmevabaduse koha pealt olen mina üsna skeptiline selles suhtes, et üle juhtmevaba saab väga palju asju ära teha ja sellega ei ole küsimust. Aga teatud kohtades ja väga tihti olukordades on ikkagi see, et kaabel on see, mis su päeva lõpuks päästab. Et oleme näinud neid juhtmevabaid lahendusi küll, kus lõpuks ikkagi keegi toob kuskilt mingisuguse kaabli ja teeb selle ühenduse ära ja asi hakkab tööle, on ju. Ja rendi asjade koha pealt on samamoodi, et ma olen ka nõus sellega, et kõike alati ei peagi ostma, aga sul võiks olla mingisugune valmidus, et sa tead nagu nii-öelda nagu kõige suuremat mastaapi, mida sa näiteks oma, ma ei tea, konverentsikeskuses teha saad, on ju, või teha soovid. Et ka seal on nagu mingisugused pisikesed asjad, et kui sa tellid endale samasuguse lavatehnika näiteks nagu siin on ju teenusena sisse, siis tegelikult sul on vaja neile anda näiteks kas või voolu ots ja enamasti sellega ei arvestata. Tuleb keegi sulle näitab suurt punast kaabli otsa ja küsib, kus ma selle pistan ja sa saad aru, et sa seda ei pistagi kuskile, siis sisuliselt on su konverents läbi kukkunud, on ju. Ja see on, jah, täpselt. Jah, täpselt. Et nende asjadega tuleb nagu arvestada ja kui sa oled nendega arvestanud, siis tegelikult sa saad seda hiljem vajaduse põhiselt välja ehitada või siis rentida. Aga kui sa sellega ei arvesta, siis sisuliselt teisel, kolmandal korral sa juba oled selle kõik niikuinii kinni maksnud või siis mitte teinud. Aga Hanna-Liisa, Kaspar, aitäh teile!